Tere tulemast kõikidele veebiseminarile, mis on pühendatud EISE uuele finantsinstrumendile, innovatsioonilaenule. Mina olen Mihhail Knut, olen finantsinstrumendi osakonna teenuse omanik ehk vastutan just selle teenuse väljatöötamise eest. Ja täna on plaanis siis täpsemalt rääkida innovatsioonilaenu tingimustest, kellele, milleks see on ette nähtud, mis summadest, mis tingimustel seda saab taotleda meilt ja kuidas taotleda. Ehk innovatsioonilaan on mõeldud ettevõtetele, kelle projekt on selgelt innovatiivne, aga just selle sama projekti arenduseks või realiseerimiseks, skaleerimiseks on vaja lisarahastust ja olemasolevat turu toetusmeetmet või siis turupõhine rahastus ehk pangapoolne rahastus veel ei sobi. Ehk sisuliselt, kui ettevõtjal on innovatiivne projekt, millele toetust enam ei saa ja samas pangad ei ole veel valmis seda finantseerimas, siis me oleme valmis seda finantseerida innovatsioonilaenule. Ja taotleda saavad nii väike ja keskmise suuruse ettevõtjad kui ka suurettevõtjad. Ja eesmärgiks meil on pandud, et me saame aidata ellu viia neid projekte, millel on uuenduslik sisu, aga rahastamine on selleks ajaks jaoks keeruline. Ja kasutada saab nii uute tehnoloogia või toodete arendamisel, kui saame seda pakkuda uute investeeringu tootmisvõimekusse tegemisel või siis, kui on vaja katta neid kulusid, mis on seotud turu jõudmisega, sest mõnikord ka need tegevused vajavad finantseerimist ja panga jaoks nad ei ole veel abikõlbulikud või ütleme laenukõlbulikud. Igaks juhuks tahaks täpsustada, mida me mõistame innovatsiooni all. Innovatsioon on uudse või oluliselt täiestatud toode, teenus või protsess, ärimudel väljatöötamine ja kasutuselevõtt, mis loob ettevõtjatele mõõdetavat lisaväärtust. Innovatsioonitegevus on kõik sammud, mis viivad selle uue lahenduseni, ehk uurimistööd, katsetus, prototüüpine testimine, tehnoloogia omandamine ja rakendamine. Siin juures on väga tähtis esile tuua, et tegemist on teadliku ja süsteemse tegevusega, mitte juhuslikud parendustega. Ja innovaatiline toode või projekt erinevalt lihtsalt parendatud toodes võib selle poolest, et see muutus on olemuslik, mitte kosmeetiline. Ehk kui saab uut värvi või muud pakendid, siis see on parendus. Kui toodele lisandub põhimõtteliselt uus funktsioon, see juba innovatsioon. Ehk võime kasutada sellist lihtsa reeglit, kui konkurent suudab teha sama muudatust olemasolevate teadmiste ja väike pingutusega, siis on parandus. Kui on vaja teha uurimistööd, katsetamist ja võtta märkimisväärset tehnilist või ärilist riski, siis see on innovatsioon. Tehnikaideede koostööd täna, aga innovatsioonilaenu peamised tingimused. Laenusumma võib olla kuni 5 miljonit ettevõtja kohta. Siin juures on tähtis just rõhutada sõna ettevõtjat, mille all me mõistame kõik seotud ettevõtted. Iga projektis ettevõtte poole omafinantseering peab moodustama vähemalt 20% projekti maksumusest. Teatud tegevuste juures riigiabi reeglistik nõuab natukene kõrgemat omafinantseeringut. Tähtaeg võib olla kuni 15 aastat ja selle juures põhiosa maksepuhkus on üldjuhul kuni 3. Oleme valmis erandjuhtudel vaatama ka natukene pikemat maksepuhkust. Laenu intress, mis on iga laenu juures kõige tähtsam küsimus. Ta tõesti sõltub finantseeritavatest kuludest ja taotleja riskiastmest.
me ise ootame, et keskmiselt see intressimäär tuleb meil 5–7% aastas. Teenuse tingimus on küll välja toodud ka väiksem intressimäär, aga me peame tõesti vaatama sisse, mis kulud me finantseerime, mis tegevused me finantseerime, ehk sõltuvalt sellest, mis riigiabi režiime me saame kasutada. Ja kahjuks mõned riigiabi režiimid ei võimalda kõige soodsama intressi kasutada, siis me pakume lahenduseks võib-olla natukene kõrgema intressiga teenust. Ja just riigiabi reeglistega on seotud ka muud tasud ehk lepingutasud 0,5% laenusummast ja hiljem, kui on tulemas lepingu muutmine, siis sellel on oma tasu 0,2% laenujäägilt. Mis on kõige olulisem ja tähtsam, tagatisnõue meil puudub ehk vaikimise me seda ei nõua. Võib-olla kõige riskantsemate projektide puhul oleme sunnitud mingisugune pehmema tagatise küsima. Ja siis vahepeal kohe tuli ka küsimus, kas intress oli Euribori liitu või see on juba kogu intress. Kõige soodsamate, ütleme riigiabi poolest kõige soodsamate tegevuste puhul intress on fikseeritud. Kui me oleme sunnitud kasutama kõige ebasoodsava riigiabi režiimi, seal on mitte Euribor, seal on Euroopa Komisjoni baasmäär, mis suuruse poolest enam-vähem võrdne 1 aasta Euriboriga, aga mida komisjon arvutab ise ja millest teavitatakse isegi 6 aega ette. Millised nõuded esitame me laenu taotleja? Ehk kõigepealt see peab olema registreeritud Eestis. Kõik vajalikud andmete registrile on esitatud. Tähtsam neist on majandusaasta aruanne. Ei tohi olla aetamata maksuvõlasid. Omakapital peab vastama äriseadustiku nõuetele ja omakapitali osakaal bilansis on vähemalt 10% enne laenu saamist. Siinkohal ma võin kohe mainida, et me oleme nõus omakapitali hulga arvama ka omanike poolt antud laenusid, mida omanikud on nõus allutama meie laenule. Sest järgmine punkt ehk laenutaotleja ei ole raskustes olev ettevõte, see käib riigiabi reeglistiku alusel ja seal sellist leevendust me juba teha ei saa. Siis taotleja võtmeisikud ehk juhtkond, omanikud ja võib-olla võtmeisikud, kes ei ole juhtorganitest, on osalusväärsed või pädevad. Laenutaotlejal peab olema müügitulu enne laenu taotlemist või see müügitulu peab tekkima finantseerimist taotleva projekti tulemusena. Siin me isegi täpsusta, kui suur see müügitulu peaks olema, kas see peaks tulema just selle sama innovatiivse projekti alt või muud, sest kohe on väike täpsustus, sest kuna tegemist on laenuga, siis laenutaotlejal peab olema piisav rahavoog laenu teenindamiseks, sealhulgas intressikulude tasumiseks maksupuhkuse ajal. Ka siin me oleme suht leebed, me oleme nõus aktsepteerima, et intressikulude tasumine toimub omanike toel, ehk kui omanikud annavad taotlejale oma poolt laene, mille arvelt sisuliselt toimub meie laenu intressi teenindamine, siis me loeme seda piisavaks rahavooks. Innovatsioonilaenule me kehtestasime miinimumnõue ehk see taotlev projekti tehnoloogilise valmiduse tase, TVT või TRL, peab olema minimaalselt 5 ja see taseme hindamine toimub meie poolt. Ja üks tingimus, mis tuleneb samuti riigiabi reeglistikust, et laenusaajalt ei tohi olla täitmata nõudeid varasemalt ebaseaduslikust tunnistatud riigiabi tagasinõuete osas. Kohe vastan ka küsimusele, kas see materiaalne vara on teie silmis
täisväärtuslik vara omakapitali arvutuses. Ma siin pean vastama, et immateriaalne vara ei saa olla omakapital. Sest kui me vaatame bilanssi, immateriaalne vara on aktivas, omakapital on ikka passivas ehk omakapitali arvelt võib-olla see immateriaalne vara tekkiski. Veel üks küsimus, mida tähendab üldjuhul minimaalselt ERL5. Kas tehakse erandeid? Just erandeid me võime teha. Aga nii nagu tavaliselt laenude puhul, kõigepealt me vaatame krediidikõlbulikkust, jälle siis vaatame, et TRL on selline, kui ta on piiripealne, siis me võime täiesti erandit teha. Kas TRL nõue on toodetele või tervikule või ka uuele loodavale arendusele, mis toodele juurde tuleb? Nagu meil just tingimused kirjas on, finantseerimist taotleva projekti ehk see projekt, millele raha küsitakse, see peaks olema sellel tasemel. Ettevõttel võib olla ka mingid teised projektid või tegevused, mis on kas kõrgema tasemel või madalama tasemel, aga hindame just seda sama projekti. Nii, kohe tuli ka küsimus, kuidas me hindame krediidikõlbulikkust, kui tegemist on noore ettevõttega või vaikimisi sellisel tegelikult ei olegi selle toode kõlbulik. Ei saa nõustuda, sest nagu meil kirjas on, et tal peab olema piisav rahavoog laenu teenindamiseks. Ehk kui isegi noor ettevõte, kellel on oma tegevust praktiliselt puudub, kui ta suudab meil tõestada, et ta maksepuhkuse ajal teenindab intressi ja selle sama läbiviidava projekti tulemusena tal tekib piisav rahavoog, et maksta ka laenu tagasi, siis me oleme valmis finantseerida ka noored ettevõtted või alustavad ettevõtjad. Et krediidikõlbulikkuse puhul me just vaatame nüüd innovatsioonilaenu puhul vaatame eriti just prognoose ja üritame nende alusel, mitte üritame, vaid hindame just nende alusel, kas ettevõtja suudab seda laenu tagasi maksta või mitte. Kui hetkel nii. Kas omafinantseeringuna võib käsitleda töötaja eeldatava palgakulu? Tuli selline küsimus. Kui seda palgakulu tasutaks ettevõtte enda poolt, siis aga antud juhul tuleb vaadata, kas see töötaja on seotud konkreetse selle laenuga toetava projektiga või mitte. Kui ta muu hulgas tegeleb ka teiste projektidega, siis tuleb natukene keerulisem valem, kuidas me saaksime neid palgakulusid arvestada projekti omafinantseeringu sisse. Aga lähme edasi ja kui küsimused tekivad, siis vastame nendele jooksvalt. Innovatsioonilaenuga me saame siis finantseerida alginvesteeringut või uut investeeringut, uut majandustegevust soodustava investeeringute elluviimise abi saavas piirkonnas. Ehk tegelikult kogu Eesti on selline piirkond, kus on tõesti, me saame abi. Piirkonniti see natukene erineb, kui kogu Eestis kehtib üks võimalik abimäär, siis Kagu-Eestis, Lõuna-Eestis ta on natukene kõrgem ja Kagu-Eestis on veelgi kõrgem. Me saame toetada või finantseerida rakendusuuringut, me saame finantseerida tootearendust, me saame finantseerida teostavaisuuringut. Ja tegelikult innovatsioonilaenuga me saame finantseerida ka kõik muud tegevused ja kulud, mis ei ole eelmistes punktides nimetatud, kaasa arvatud intellektuaalse omandi registreerimine, innovatiivsete toodete valmistamine ja nii edasi. Just sõltuvalt finantseeritavast tegevusest
Me valime, millist riigiabi režiimi saab kasutada. Ja nagu ma juba jõudsin mainida, et mõni riigiabi režiim on väga soodne, kus me saame kasutada madalama intressimäära ja mõned on, need ei ole võib-olla nii soodsad. Kohe tuli ka küsimus, kas finantseeritakse uute tehnoloogia kasutuselevõttu, mida pole arendatud. See ei ole innovatsioonilaenu eesmärk. Innovatsioonilaenu eesmärgiks on just enda poolt välja arendatud innovatiivsete lahenduste kasutuselevõtt ja rakendamine. Et kui te soovite sisse osta innovatiivse tehnoloogiat, siis tegelikult seda niši täidavad ilusti kommertspangad. Ja millised kulud täpsemalt me võime innovatsioonilaenuga finantseerida? Investeeringud materiaalse ja materiaalse varasse, sõltuvate tegevusest, kas kogu ulatuses või teatud väiksemas ulatuses. Nagu sai mainitud, et me saame toetada ka, finantseerida ka projektiga seotud personali palgakulusid, sisse ostetud või litsenseeritud teadusuuringud, teadmiste ja patentide kulud ja toodete ja teenuste valmistamisega seotud kulud. Küsimused tulevad ka kohe jooksvalt. Esimene küsimus, kas laenu tagasimaksevõime hindamiseks võetakse arvesse ka olemasolevad vahendid, investoritel kaasatud kapital või pigem müügitulu, projektiga jooksul prognoositavat müügitulu? Kui olemasolevad kaasatud omaniku rahad on hetkel veel, ütleme taotlemise hetkel ei ole veel ära kasutatudki, ehk see on tõesti, seisab sisuliselt pangakontol ja omanikud kinnitavad, et nad on nõus selle raha kasutamiseks just ka meie poolt finantseeritava projekti jaoks, siis me võime seda arvesse küll. Aga päris laenu teenimine ehk laenu tagasimakse peaks toimuma konkreetselt finantseeritud projekti tulemusena genereeritud rahavoogu alusel ehk ei saa tekkida olukorda, kus ettevõtja võtab innovatsioonilaenu mingi projekti teostamiseks ja kui see projekt millegipärast venib, ehk siis sisuliselt laen tagastatakse omanike laenuarvelt. Kui nad on nõus, sest kuna tegemist on ikka laenuga, siis laenu tagasisaamine käib ikka vastavalt kogu Eesti õigusruumile, et me peame seda tagasi nõudma kas või kohtu kaudu lõppude lõpuks. Järgmine küsimus. Kui laen finantseerib tootearendus, siis kas EASY tootearendustoetus kaob ära või kuidas innolaen mõjutab gruppi? Hetkel me tähendame 11. Ehk mõned projektid võib-olla tõesti sobivad korraga nii RUP-i toetusmeetmele kui ka meie innovatsioonilaenule. Aga me valmistume ka selleks, et toetusrahasid vähendatakse. Võib-olla ka tulevikus seda sihtrühma kitsendatakse, aga samas me tahame ühel või teisel moel toetada innovatiivsed projektid ja innovatsioonitegevust, siis selleks ongi innovatsioonilaen. Samas minu teada mõned projektid juba ei sobi RUP-i toetuse programmile, aga paralleelselt nad ei sobi veel pankadele. Ehk just seda sama turu nišše innovatsioonilaenuga me tahamegi katta. Ja täna juba kõlaski, et me kasutame erinevad riigiabi režiime või reeglistikut. Ja täpsemalt me kasutame grupierandi määrused artiklid 14 ja 15. Muude tegevuste jaoks me kasutame VTA määrust. Nende alusel me peame välja arvutama riigiabi brutoekvivalenti ja kontrollima abi vastavus reeglistikele. Juhul, kui taotlevad
tegevust ja kulude puhul on teatud mittevastavus, siis üks lahendus sellele on kas laenusumma vähendamine ja või intressimäära suurendamine. Noh, just me võime need korraga teha, aga kõik sõltub sellest esiteks, kas selline muudatus, laenusumma vähendus või intressimäära suurendus, kas see aitab viia seda projekti vastavuse riigiabi reeglistikuga või mitte. Ja teiseks, kas näiteks vähendatud laenusumma võimaldab ettevõtjal kogu seda projekti ellu viia. Sest noh, kui me vähendame intressi laenusummat, siis tegelikult see tähendabki suuremat omafinantseeringut. Ja just sellesama riigiabi reeglistiku pärast taotlus peab olema meile esitatud enne projekti või tegevusega alustamist. Ehk meie innovatsioonilaenul peab olema ergutatav mõju. Ja kuna laen on seotud ikka riigiabiga, siis on laenusaal ka teatud kohustused peale laenu saamist. Just laenusaaja peab meile hiljem tõendada, et ta on kasutanud laenu sihtotstarbelist, on vaja esitada vajalikud dokumentatsiooni. Laenusaaja on kohustatud esitama meile regulaarset finantsaruandlust ja võivad tekkida ka mõned lisakohustused, mis sõltuvad finantseeritud tegevusest või kasutatud riigiabi reeglistikust, aga neid me tavaliselt paneme juba täpsemalt paika oma laenu otsusest ja vastavalt ka hiljem laenulepingus. Kuidas innovatsioonilaenu taotleda? Et kahjuks innovatsioonilaenu turule toomine juhtuski sel perioodil, kui me oleme kahe menetlustarkvara vahel, et vana on tõesti vana ja me sinna raha enam ei investeeri. Uus on väljatöötamisel, aga kahjuks ta saab valmis plaanide kohaselt aasta lõpuks, siis innovatsioonilaenu taotlemiseks tuleb kasutada võib-olla mitte nii innovatiivset lahendust, tuleb täita taotlusvormi, mis asub meie veebileheküljel, lisada sinna äriplaani, sealhulgas investeeringu projektiplaani ja projektiga saavutatud eesmärgid, finantseeritavate kulude täpne loetelu, koostada finantsprognoosid, esitada jooksva aasta vahearuannet, mis ei ole vanem kui 3 kuud, võtmeisikute eluloo kirjeldused, täidetud ja allkirjastatud keskkonnamõjude küsimustik, mis asub samuti meie koduleheküljel. Ja kogu paketi digiallkirjastudena tuleb esitada läbi meie failivahetussüsteemi finants.ee lehe kaudu. Ja siis edasi meie ärikonsultandid hakkavad menetlema ja tegelikult meil siin mitte ainult üks osakond, vaid ka mitu osakonda on selle innovatsioonilaenu menetlemisega seotud. Igaühel oma panus ja oma konkreetne valdkond, kus nad toimetavad. Nii, tuli küsimus. Taotluse esitamise on jäetud ülivähe aega, start on 4. mai ja eelistatuks saab see, kes jõuab varem, seda eriti siis, kui taotluste arv ületab pakutavat laenumahtu. Kes ja kuidas selle ajakava välja pakkus? Ma tahan siin rõhutada tegelikult vaatamata sellele, et teenuste tingimuses sees on punkt piiratud vahendite kohta, siis tegelikult see piir on päris kõrge ja erinevad toetusest siin ei ole tegemist taotlusvooruga. See innovatsioonilaenu eelarve on hetkel hinnanguliselt 50 miljonit eurot ja me ikka töötame pidevalt sel nimel, et seda mahtu saaks ka suuremaks teha. Nii et ühelt poolt just see ongi põhjus, miks selline teenuse tingimuses punkt olemas, aga teiselt poolt mulle tundub, et see ei tule takistuseks.
just nagu tuligi küsimus, mis on maht. Nagu ma mainisin, see ei ole kindel maht, me üritame seda ikka suuremaks teha. Kokkuvõtvalt innovatsioonilaen on suunatud innovatiivsetele projektidele, mille rahastamiseks ei sobi toetus või pangalaen. Maksimaalne laenusumma on 5 milli, tähtaeg on kuni 15 aastat. Nagu sai mainitud, et intress sõltub finantseeritavast tegevusest ehk kasutatavast riigiabi reeglistikust. Ja kui teil on täpsem huvi, siis palun võtke ühendust meie ärikonsultantidega või uurige täpsemalt meie koduleheküljel, kus vastav jaotus on ilusti olemas. Seal on ka välja toodud ka taotluse vorm, toodud ka keskkonnamõjude küsimustik ja kogu see protsess on ka kirjeldatud. Tuli küsimus, kas laenu väljavõtmine on korraga või saab laenu võtta näiteks 2 aasta jooksul. Kuna tegemist on ikka laenuga ehk laenu kasutamise eest tuleb maksta intresse, siis me oleme paindlikud ja kui ettevõte korraga seda laenu ei vaja, siis me võime paika panna ka väljamaksmise graafikut. Kui pika aja jooksul, mis minimaalsete summade kaupa seda võib välja võtta. Kohe tuli küsimus, mis on minimaalne laenusumma? Ilmselt 10 000 kaupa laene väljastada ei taha, ei hakka. Kui tõesti tuleb selline taotlus, siis me ikka vaatame sisse. Minimaalset laenusummat me ei ole kehtestanud. Et kõik lihtsalt sõltub sellest, kuidas ettevõtja ise hindab iga tegevus, kas või innovatsioonilaenu puhul tuleb pidada teatud kuluarvestust, tegema mingisugused lisategevused võib-olla, et kui ettevõtja arvab, et need lisategevused on seda summa väärt, siis meie oleme ikka avatud. Kohe tuli konkreetne küsimus. Meil on turul toimiv platvorm, kuid laenu abil soovime lisada uued tehnilise mooduli võimekusse, mis ei ole veel TRL5 tasemel. Kas see välistab projekti automaatselt või vaadatakse toodet tervikuna, mis on kindlasti üle TRL5? Ma tegelikult pakun, et kuna siin on juba natukene praktilisem küsimus, siis ma pakun võtta ühendus meie ärikonsultantidega, antud juhul me kaasame meie kolleege teistest osakonnadest ja saame paremini teile vastata. Minu esimene vastus oleks pigem jah, sest on tegemist innovatiivse lahendusega, mida arendatakse edasi. Tuli küsimus, kas laenu kasutamisel on geograafilised piirangud ehk kas saab põhivara investeeringut teha väljaspoolt Eestit? Ma pean siin tõesti hetkel võtta endale natukene aega, sest ma kohe see, kui me kasutame ebasoodsava riigiabi režiimi, siis kindlasti see on võimalik, sest seal seda piirangut ei ole. Teiste riigiabi reeglistiku puhul pean vaatama, sest päris teatud tegelikult grupierandi määruse kohaselt üks artikkel seda ei võimalda. Ehk me peame täpsemalt vaatama, millised põhivara investeeringud, mis projekti raames tehakse. Ja siis sõltuvalt selle saame täpsemalt vastata, kas on võimalik väljaspoolt Eestit seda teha või mitte. Tuli küsimus, kas äriplaanil on kindel formaat? Ei ole. Kui ettevõtjal on juba olemas projektile kirjutatud äriplaan, siis me aktsepteerime seda peaasi, et see äriplaan
kattaks kõige olulisemad momendid. Juhul, kui äriplaanis neid ei ole, siis me esitame täpsustavad küsimused menetlemise käigus. Tuli küsimus, kaua laenuotsuse tegemine võtab aega. Keskmiselt laenu menetlemine taotluse esitamist kuni otsuseni meil võtab 15 tööpäeva ehk 3 nädalaga. Tuli küsimus, kas äriplaan võib olla või muu võib olla ka inglisekeelne. Tegelikult soovitatav on ikka esitada meil eesti keeles, aga kui tõesti varianti ei ole, siis saame ka ingliskeelset äriplaanit võtta aluseks. Kus on saadaval taotluse vormid? Taotluse vormid asuvad meie koduleheküljel ehk ace.ee. Kui seal valida jaotuseks innovatsioonilaen, siis innovatsioonilaenu lehel allpool on ka taotluse vorm ilusti olemas. Ja seal see taotluse esitamise protsess uuesti korratud. Ehk minu poolt see on kõik. Hetkel olen siin teie küsimuste jaoks valmis. Juhul, kui neid küsimusi praegu ei tule, ei ole midagi hullu, saate hiljem neid ka küsida otse meie ärikonsultantidelt. Sealsamas innovatsioonilaenu veebilehel on toodud ärikonsultandi nimed ja nende kontaktid. Ehk nad saavad ka hiljem jooksvalt vastata teie küsimustele. Kohe tuli ka küsimus, kui tõeliselt peavad olema kuluread plaanis, kui periood on 2-3 aastat ja siis kõik turule tulekuga seotud kulud täpselt ette näha keeruline ju. Tegelikult sellisel TRL tasemel oleva projekti puhul on kulutuse suurusjärk teada. Te võite taotleda maksimumsummat, aga kuna ka laenu väljamaksmine ei pea olema kohe nagu ühe summana ette võetud, vaid te võite vastavalt küsida, kui teil on juba teada täpsemalt finantseeritava kulude suurust, siis saab teha ta niiviisi, sest kui me oleme kasutanud soodsama riigiabi režiimi ja hiljem tagantjärgi ei suuda seda tõestada, siis me oleme sunnitud rakendama sellise karistama meedet, sest me oleme sunnitud tõstma intress vastavalt ebasoodsale riigiabi režiimile. Tuli küsimus finantsprognoosid, kus me seda vormi leiame. Tavaliselt me ei dikteeri finantsprognooside vormi ette, kui iga ettevõttel on tavaliselt oma finantsprognooside vorm, mida ta kasutab ka igapäevases tegevuses. Me oleme valmis seda aktsepteerima. Juhul, kui meil tekivad küsimused selle vormi kohta või esitatud prognooside kohta, siis me neid esitame, võib-olla küsime mingid täpsustavad numbrid juurde. Mingisuguse vormi me ei hakka ette andma. On soovi korral internetis leitavad igasugused finantsprognoosi vorm, mida saab kasutada. Keskkonnamõju küsimustik vorm peab olema meie koduleheküljel. Ta on täitsa olemas, mulle kinnitati, et see on olemas dokumentide hulgas.
jah, ma just vaatan samuti meie kodulehekülg, täitsa ilusti olemas. nii, järgmised küsimused on tulnud. Mil määral omavad mõju laenuotsuse tegemisel varasemalt EIS-iga tehtud projektid? Tegelikult, kuna see on kui te olete varem EIS-iga teinud pigem toetusi ja asju, siis võib-olla see taotlemise protsess teil on natukene lihtsam ja just nagu projektiga seotud dokumentatsiooni koostamine on ka natukene lihtsam. Kui teil on olnud kogemused meie laenu saamisega, siis meil on juba teada teie maksekäitumist. Ehk tegelikult see võetakse positiivsena, aga ma veel kord rõhutan, et kuna tegemist on laenuga, siis meile on kõige tähtsam, et see oleks, et ettevõtja oleks krediidivõimeline. Eelmisest koostööst tegelikult tuleb üks ainuke piirang, kui me mingi toetuse puhul esitasime tagasimaksmise nõue, siis see peab olema kindlasti täidetud. nii, tuli küsimus finantsprognoositud ja noteeritud ettevõtte. kui börsiga ei ole prognoosi jagatud, on vaja sõlmida EIS-iga eelnev leping, insideri tulemusena katte ja nii edasi. kas me oleme valmis? jah, me oleme valmis. küsimus, kas laenu saab ka varem tagasi maksta? nagu iga laenu, kas see innovatsioonilaenu saab alati varem tagasi maksta, selline võimalus meil on olemas, tuleb ette teavitada. ja siis me koostame uut graafikut ja saab tagasi maksta. tuli küsimus, kui ettevõtjale on VTA jääk täis, kas ja kuidas see mõjutab intressimäära? samuti kõik sõltub finantseeritavatest tegevustest ja kuludest. kui need kulud sobivad grupierandi määrusele, siis me saame selle all teha. tegelikult siis VTA piirmäär meid oluliselt, see ei piira meid. tuleb lihtsalt vaadata, et mille pärast see VTA piir on täis. ja kui need tegevused ei vasta GBR-i tingimustele ehk siis kahjuks innovatsioonilaenu selleks ei saa, siis me võime pakkuda ainult meie teist laenutoodet, mis ei ole kuidagi riigiabiga seotud ehk ta on riigiabi vaba. järgmine küsimus. Kas on seatud tingimused meeskonna suuruse osas? Kui teie firmas on AI agendi meeskonna liikmete osas abiks, siis tänapäeval on võimalik väiksema meeskonnaga asju ajada. Meeskonna suuruse osas meil mingeid piiranguid ei ole. tingimus on lihtsalt see, et just seesamune töötajaga ehk meeskonna liige, ta peab olema sellega projektiga konkreetselt seotud. Et kui ta täidab veel mingid teised ülesannet, siis sellest palgakulust me saame toetada või finantseerida ainult osa. tuli küsimus, mis täpsustada peab hiljem finantsaruanded esitama ja mis juhtub, kui kulud on veidi teise struktuuriga kui algses taotluses. kuna tegemist on riigiabi reeglistega väga rangelt tegelikult sõnastatud ja kontrollitava tegevusega, siis just sedasama algselt deklareeritud kulude struktuuri tuleb ikka jälgida. kui mingi kulu läheb üle teises, siis tegelikult seda ettevõtja peab katma oma finantseeringu arvelt. ja mis täpsusega tuleb finantsaruandet esitama,
tegelikult hiljem finantsaruanded tuleb nad bilanss ja kasumiaruanne, nii nagu nad on, raamatupidamislikud ja ikka väga täpselt. Ehk selge see, et vahearuanne hiljem võib audiitorite poolt või ütleme, hilisema tegevuse puhul tulemusena on olema korrigeeritud, aga vähemalt koostamise ja esitamise hetkel see peab olema täpne. Ootan veel paar minutit teie küsimuse, kui hetkel ei tule, siis on kindlasti, nagu ma mainisin, teil on võimalik esitada küsimus meie ärikonsultant. Nii, aga kohe tuli ka küsimus, kas hilisemas aruandluses peab esitama konkreetsed kuludokumendid? Ehk kui te peate silmas kulude tõestamist, konkreetsed kuludokumendid tuleb esitada, jah, tõesti. Et ta võib olla võrreldes pangalaenuga natukene bürokraatsem, ehk siin tuleb jah, lisadokumentatsiooni esitada, et kõik need kuludokumendid ja mõnikord ka maksmist tõendavad dokumendid. Aga noh, selle eest võrreldes pangaga me oleme teistes tingimustes natukene võib-olla paindlikum ja soodsam. Tuli küsimus, kas tagatise osas. Tagatise nõuet meil ei ole. Nagu sa räägitud, et võib-olla liiga riskantsemate projektide puhul me küsime mingi pehme tagatist, aga muidu vaikimisi me tagatist ei küsi. Tuli küsimus, kas laen tuleb otse EIS-ist, panka üldse ei ole. Nojah, laenuandjaks oleme meiegi, ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus. Meie ettevõtte vahel sõlmitakse laenuleping. Pank on vaja selleks, et pangakontot kasutada. Juhul, kui mõni pank on nõus ka projektist osalema, näiteks ka oma laenuga, siis meil selle vastu ei ole midagi. Me peame täpsemalt pangaga lihtsalt paika panna kogu tehingustruktuuri. Tuli küsimus, kui pika perioodi jooksul peab rahastavaid tegevuse ellu viima või kogu laenuperiood on ka ühtlasti ka maksimumprojekti pikkus. Ma siin isegi natukene täpsustaks, et ühelt poolt jah, kogu laenuperiood võib pidada, aga siin tuleb ikka seesamane fakt ette, et laenu tuleb tagasi maksta ja seda tuleb tagasi maksta just sellesama innovatiivse projekti tulemusena, ehk tegelikult kui te muidkui kogu aeg seda arendate ja see projekt teile mingi tulu või rahahoogu ei genereeri, siis tekibki küsimus, mille arvelt te hakkate selle laenu tagasi maksma. Tuli küsimus, eelnõustamisel konsultant juba ütleb ei jah või nende roll piirdub või kus nende roll piirdub või sisaldub. Ärikonsultandi roll meil innovatsioonilaenu puhul sellist ametlikult eelnõustamist ei ole, ehk kui teil on küsimused, siis ta võib vastata, kas taotleva teiepoolsed soovid või rahastavad tegevused ja kulusid sobivad tingimustele või mitte. Ta saab, aga see ei ole veel lõplik vastus. Kui taotlevad tegevused üldse ei vasta teenuse tingimusele, siis jah, siis kahjuks ta ütleb, et ta ka taotlust sellele esitada ei saa. Või noh, kui isegi see esitatakse, siis põhimõtteliselt kohe lükatakse ka tagasi.
aga muidu kui teie taotlus või teie soovid vastavad teenuse tingimustele, siis lõplik otsus tehakse ikka meie finantskomitee poolt. See oli küsimus, kas tehnoloogia toote puhul võib tööstusharu laenada, kui põhitoode funktsionaalsus jääb samaks ehk meditsiiniliste ehituse peale CRM puhul ja kas on piirangud teenimise viisil, see tähendab näiteks toode eest kuumakset täiendavalt konsultatsioonide müük. Nii, kõigepealt ma ehk kui ma saan õieti aru, et CRM-ile lisatakse midagi, mis on seotud meditsiiniga, kas ma saan õieti aru? Ehk siin ongi just küsimus. Tuli täpsustus, kas tarkvara müüakse tervise tööstusharu ettevõttele, aga pakutakse sama tehnoloogiat ka ehitusfirmadele. Ehk siin, kellele täpsemalt teie innovatiivset toodet või teenust pakutakse, seda piirangut meil ei ole. Et kui seda saab pakkuda laiemale sihtrühmale ehk korraga meditsiinilisele asutusele või ehitusfirmale, see on tegelikult parem. Ja siis küsimuse teisele poole, kas teenimise viisil ehk kas toodete eest kuumaks tähendavad konsultatsioonimüük ehk tegelikult kõik need tulud meie poolt aktsepteeritavad ehk kui nende arvelt saab laenu tagasi maksta. Tuli küsimus, kas oskate tuua näidet, kuidas näeks välja käibekapitali finantseerinud toodete tootmiseks ja turustamiseks, kui laenu võetakse, et uuele turule siseneda? Innovatsioonilaen saame küll kasutada seda, anda ka käibekapitali finantseerimiseks, et siseneda turule, aga siin on natukene uute turude, eriti eksporditurgude puhul on natukene karmim riigiabi reeglistiku piirang, nimelt just selle kaupade konkreetse finantseerimise puhul ei tohi anda riigiabi. Nii et tegelikult ma kardan, et innovatsioonilaen siis ei ole kõige parem lahendus sellega. Aga kui on vaja toota innovatiivset toodet, skaleerida selleks, et nende mitte müügi, vaid just kasutamise tulemusena tekib rahavoog ehk need innovatiivsed tooded jäävad teie omandis, et võib-olla lühiajaliselt rendite seda välja, siis selle puhul me saame sisuliselt kasutada innovatsioonilaenu ja siis kasutada vajadusel ka natukene soodsamat riigiabi reeglistikku. Tuli küsimus, tegemist innovatsioonile suunatud laenutoodega, aga innovatsiooni müügitulu elukaar võib juhtuda alles 3-7 aasta pärast. Kuidas EIS vaatab reaalset äriplaani realiseerimisvõimekust versus finantsprojektsioone? No innovatsioonilaenu puhul sisuliselt me oleme valmis võtma natukene risk, selge on see, et finantsprognoosi, mida tehakse pikemaks ajaks kui 3 aastaks, ei ole väga võib-olla täpselt ja keegi ei oskagi tõesti nii kaugele tulevikku ette näha. Siis innovatsioonilaenu puhul me võtame seda riski sisse. Ja just sellepärast oleme valmis hiljem vajadusel ka muuta laenu tingimused, et võib-olla
vajadusel rakendatakse täiendava maksepuhkust või leebemat graafikut. Just sellepärast innovatsiooniprojektide puhul, nagu sai mainitud, elukaar ehk selline reaalne rahavoog võib tekkida päris pika aja pärast, siis me just sellepärast pakume ka päris pikka maksepuhkust. Aga jah, laenuteenusega me oleme ikka natukene paindlikumad just mõnede tingimuste osas. Tuli küsimus, kas projekti kuludesse võib allokeerida ka osa ettevõtte üldkuludes. Ainult seda osa, mis on konkreetselt seotud selle projektiga, ehk te peate olema võimelised kuidagi seda konkreetsemalt paiga panna, et kuidas muud üldkulud on seotud, kui suures ulatuses nad on seotud konkreetselt selle projektiga. Kui see on võimalik, siis saate panna ka projekti kuludesse neid. Tuli küsimus, kas laenu saab välja võtta osade kaupa kui ka tervikuna, siis kas kasutamata laenu osa võib projekti rahavoogude juhtimiseks ajutiselt hoida ettevõtte pangakontol või madala riskiga likviidsusinstrumentides, näiteks tähtajalise hoiusel, kuni see kasutatakse abikõlbliku projektiga kulude kaitsmiseks. Kas sellisel juhul on piirangud intressitulu teenimisele või eraldi aruandlusnõudeid? Tegelikult siin juba tekibki küsimus, kas te tahate seda innovatsioonilaenu ikka võtta innovatiivse projekti elluviimiseks või vahepeal muude tulude teenindamiseks. Tegelikult kui te teostate just projekti ja teil kogu laenusummat korraga ei ole vaja, siis on mõistlikum tõesti võtta osade kaupa. Lepinguga kaasneb meil kohustus kasutada raha sihtotstarbeliselt, ehk teil laseb kohustus hiljem tõestada raha sihtotstarbelist kasutamist ja juhul, kui seda ei toimu, siis me rakendame, nagu ma mainisin, trahvisanktsiooni ja just sedasama keelatud riigiabi vältimiseks kõrgema intressimäära tagasiulatuvalt alates laenu saamisest. Et aga kui vahepeal raha teil on kontol, siis ja te lõppude lõpuks saate oma projekti ellu viia, saate meile sellest aru anda, siis vahepeal kätt ette ei pane. Kas maksepuhkust võib olla ka täielik maksepuhkust või vaid põhiosa maksepuhkust? Ainult põhiosa maksepuhkust ehk täielikku maksepuhkust võimaldada ei saa. Ehk maksepuhkuse ajal tuleb intressi meile ikka iga kuiselt maksta. Tuli ka lisaküsimus, kas mõistlikum on taotleda algul rohkem või taotleda esialgu esimene laen või hiljem vajadusel teine laen? Taotleda tuleb tegelikult täpselt nii palju, kui tõesti on vaja. Juhul, kui projekt läheb, ütleme, projekti teostamisel tekivad kulud, mis ei olnud algselt ette nähtud, siis on mõistlikum esitada lisataotlust, sest laenu tulemusena see projekt peab olema ellu viidud. Ja kui te algul küsite summat, mille tulemusena see projekt ellu ei jõuagi, siis see ei ole mõistlik. Tuli küsimus, kui projekti eesmärgiks on omahinda vähendatav tootearendus, siis kuidas käsitletakse projekti tulusid? Kas saavutatud kokkuhoiust? Kui on juba olemas mingi toode ja innovatsioon antud projektil seisnebki sellest, et sisuliselt tõesti nagu vähendada selle toote tootmiskulusid, siis projekti tulu antud juhul ikka, nii kui seda toodet müüakse, ehk projekti müügist, toodete müügist tekitav tulu. Et lihtsalt
kuna te viite oma hinda allapoole, siis teil jääb rohkem rahasid selleks, et kas maksta laenu tagasi või siis kasutada muu otstarbekalt. Küsimuses käis läbi avamise kuupäev 4. mai on. Jah, see kuupäev on õige, et teenused ilmselt jõustuvad 4. mai, aga nagu ma mainisin, tegemist ei ole voorupõhiselt teenusega. Tundub, et küsimused hakkavad otsa saama. Meil saab otsa ka eraldatud aeg. Ma tänan teid tähelepanu eest, teie huvi meie uue teenuse vastu ja juhul tõesti, kui teil tekivad lisaküsimused või teil on natukene spetsiifilised küsimused, siis võtke ühendust meie ärikonsultantidega, kelle kontaktid on toodud meie koduleheküljel, siis nad meelsasti vastavad kõikidele küsimustele. Aitäh ja kena päeva kõigile!